See projekt, mis praegu siin Narva kunstiresidentuuris on võtnud grupinäituse ja seda saatva kataloogi kuju, on minu jaoks kestnud juba 4 aastat ja suure tõenäosusega jätkub ka pärast näituse lõppu. Näituse pealkirja esimene pool, Taganemisteeta, viitab sellele, et inimkeskse eluviisi tagajärgi ei ole võimalik lihtsalt ümber pöörata ega ka peatada. Küsimus, mis seda projekti on algusest saati kandnud, on see, kuidas praegusele ökoloogilisele kriisile niimoodi silma vaadata ja sellega toime tulla, et jõuetus ja ahastus võimust ei võtaks. Näituse Taganemisteeta kohalolu harjutus kesksed märksõnad on ökoloogiline rahutus ja ebakindlus ja mind kui ühte näituse kuraatoritest, aga ka Narva kunstiresidentuuri juhti 2017. aastast huvitab nende teemade adresseerimine siin Narva ja Ida-Virumaa kontekstis. Sellega seoses meenub mulle näituse ettevalmistusprotsessis. Meil oli üks vestlus Tanel Randeriga, kes on üks näituse kataloogi kutsutud kirjutaja. Ta on sinna kirjutanud essee Sügelus ja me arutasime kolonialismi ja maavarade, ressursside kaevandamise sellist omavahelist põimitust ja seotust. Ja siis Tanelil oli selline mõte, mis jäi mind kummitama, et igal riigil on justkui üks territoorium või maa-ala, mille arvelt siis kõik teised elavad ja kelle elanike arvelt kõik teised elavad. Ja sealt edasi see moment, et kui need ressursid jäävad horisondi taha, siis tuleb liikuda horisondi taha. Eks ole ka Narva ja Ida-Virumaa paljude jaoks see horisondi tagune ala. Kui me Ann-Mirjamiga selle näituse jaoks teoseid ja kunstnikke otsisime, siis me märkasime, et meid kõnetavad kõige enam just need, kes toovad oma loomingu kaudu tähelepanu selle suhestumisprotsessi enda juurde, ehk siis selle juurde, kuidas meie elusorganismidena oleme lahutamatult seotud meid ümbritseva keskkonnaga, aga ühtlasi ka meie sisemise keskkonnaga. 17 kunstniku puhul, kes osalevad, umbes 1/3 on kutsutud kunstnikud. Välismaiste kunstnike kõrval on Eesti kunstnikud, näiteks Marit Mihklep ja Juss Heinsalu ja veel Sandra Kosorotova ja Seppi Teardalani koostöös tekkinud teos Kreenholmi tehase territooriumil ning viimase Eesti kunstnikuna Manfred Tuubov, kes osaleb näitusel maaliga Rändaja, mis tegelikult oli minu jaoks esimeseks teoseks, mida ma nägin aasta aega tagasi pärast lockdowni lõppemist. Ja see maal toob esile sellise temaatika, mille me oleme markeerinud või märgistanud märksõnaga siseilm, mis justkui adresseerib meie siseilma ja välise keskkonna omavahelist seotust. Ehk siis, kuivõrd meie vaimne tervis sõltub meist ümbritsevast keskkonnast ja loodusest või selle mitte olemasolust enam. Näituse lõplik kuju, mida on Narvas võimalik kogeda, ongi vormunud viimase 2 aasta jooksul peetud vestluste käigus nende kunstnikega, aga ka projekti teiste kuraatorite Piibe ja Kertuga ja ühtlasi Narva noortega, kes on haridusprogrammis osalenud. Nende vestluste käigus võttis kuju ka näituse pealkirja teine pool, kohaloluharjutus, mis pakub ühe võimalusena, ühe harjutusena tulla tagasi selle inimese ja looduse suhte juurde läbi meie elava, hingava, tunnetava, tajuva keha.
et sellesama elava organismi kaudu märgata neid teisi olendeid, aineid ja protsesse, mis meid elus hoiavad.